Tervist, minu nimi on Taavi Kare ja tänases Märgatud Tartus saates räägime Siili tänavast ja Äärelinna keskustest. Esmalt kohtusin ma Aleksandriga, kel vist läksid ajad sassi. No tervist. Noh, jäid bussist maha või mis need? Mida sa räägid, et mul peaks buss siin kohe tulema? No ei tule ju, no. Läinud on juba ammu, noh. Ei ole nii. No. Vaat suured majad varjavad siin päikest. Aga no, on siin veel mingi olulist? Kuule, see on Liisi. Liisi, kes Liisi on? Minu laps ju. Noh. See on Liisi. No tervist. Tere. Ma peaks ennast tutvustama, jah. Minu nimi on Taavi Kare ja me rääkisime just siin Aleksandriga Siili tänavast ja kogu värgist. Ise elad kus? Siinsamas ja Siili tänaval elan. Okei. Me just teeme bussist maha ja just nägime, et kas see on nagu korduv probleem siin kandis või? No bussiliiklus jah, siin on see bussipeatus, kus see buss iga poole tunni tagant läheb ja kipub hilinema ja tega... Okei, no... Nojah, see buss oli minu viimane lootus, ütleme nii, et juhiload võeti ära ja rattaload võeti ka ära ja... Kõik load? No sellepärast see bussiga peabki liikuma ja oma ratta andsin ka Liisile. Andsid? Ratta sain ja ratas sõidakski rattaga rohkem, aga vaata seda siin kandis ju nendel majadel need väga head kohta, kuhu neid rattaid hoida ei ole. Ja niimoodi seda siis suve alguses varastatigi ära meil. Varastati rattas ära? Päriselt või? On see üllatus või jaoks või? Esimest korda kuulen seda, ega ma ei imesta tõesti, kui ma mõnda seda ratta kohta vaatan, aga sellegi poolest. Oli ta väärtuslik ratas või? Minu esimene ja viimane ratas, nagu öelda. Kohati tundub nagu Siili tänav oleks ideaalne koht, kus elada, aga tegelikkuses on asi natuke teistsugune. No ja muidu on ju asukoha poolest hea, aga koolide ja lasteaedadega on küll probleem, et neid siin kandis väga lähedal ei ole. Mõnes mõttes on Siili kvartal jäänud ja sellest, kuidas mitte ehitada uut elamurajooni. Ja teed on siin ikka korralikult aegu näinud ja kui veel ratas oleks, siis oleks küll tugev soov ikka normaalsemate teede peale. Ratas on ka läinud, nii et... Minul on jah sellega kööga, aga teiste elanike peale mõeldes. No ja tegelikult oleks ju mugav, kui saaks kodule lähemal ka tööl käia. Iseenesest siin ju nagu väga palju on neid inimesi elab, siin on suured kortermajad ja ka siin samas lähedal on Karlava, kust saaksid inimesed siin teoorias tööl käia, sest et ometigi siin ju nagu ruum on. Ruumi on ja ma ei näe, et keegi siia praegu midagi ehitaks ja see on juba tükk aega tühjalt seisnud siin. Rebase 15 krundile on juba pikemat aega planeeritud osalise äriotstarbega siis korterid, kuid siiamaani on vaid tühjust. Ameerikalikus kirjanduses on selline termin kasutusel nagu Edge City, ehk siis eesti keeles äärelinna keskus. Kas selline asi töötaks ka Siili kvartalis? Kõige lihtsam definitsioon terminist äärelinna keskus on ilmselt ette kujutada lihtsalt teist linnakeskust linna ääres lihtsalt. Isegi kui Siili kvartalil oleks piisavalt palju töökohti, et see oleks justkui teine linnakese, siis ta oleks niivõrd lähedal linnale, et seda nagu eraldi äärelinna keskuseks justkui pidada ei saa. Rong sõidab mööda. Rong sõidab seal.